tere! Tervist! Meeste jutud. Janek. Toomas. Ja teemaks siis panime alistumise. Et alistumine on omamoodi selline tegevus, mis tegelikult aitab meid väga hästi enda olemise õigesse vormi tagasi saada, sest et me oleme tõesti siuksed omamoodi vigurid, kes... Kõik oma viguritega. Ja täpselt, et ja kogu see lugu, mis meil siis nagu sees toimub, on siis tavaliselt nagu ühest äärmusest teise loksuv. Või siis mõni istubki ainult oma äärmuses ja räägibki seda, mis nagu, või teebki seda, mis siis nagu pähe tuleb. Et sa oled selle alistumisega nüüd väga värskelt kursis, et mis sulle nagu sealt nagu meelde jäi? No, alistumise, ma isegi kasutaks seda sõna ikkagi sellepärast, et see alistumisel ikkagi enamus inimese jaoks on selline negatiivne alatoon, et see on nagu allaandmine kõlab. Jah, just, et see kõlab nagu allaandmine, ma ei teagi, elule jalgu jäämine ja nii edasi, et ikkagi selline negatiivse alatooniga, et selline nagu passiivsus ja kõik mõtled, mis sinna alla käivad, ehk siis mis nagu sellega seostub, ongi see, et sa nagu tõmbad krampi ennast, et sa kõik nagu tõmbad ennast kinni nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt ja mulle meeldib isegi rohkem öelda ja rääkida nagu selles võtmes, et see on selline oleviku hetke omaks võtmine. Ja ehk siis see, mis me praegu enne rääkisime, on pigem nagu see, et enamik inimesi mõistabki alistumist kui allaandmist ja tegelikult me räägime hoopis teisest asjast. Ja siinkohal alistumine, nagu Janek praegu ütleski, ongi ju tegelikult oleviku hetke omaks võtmine. Ehk siis see tähendab seda, et kui te olete nagu väga sellises äärmuslikus olukorras, ehk siis see pigem tähendabki nagu seda, et sa oled kurb või sa oled nukker või sul on mingisugune mis iganes siuke raske meeleseisund, siis alistumine on vahend, millega on võimalik tegelikult ennast väga kiiresti normi saada. Mina olen kasutanud, ma arvan, seda mingi äkki 5, 6, 7 aastat. Et aeg-ajalt ongi see, et lained löövad üle pea kokku. Siis mõtled, et kurat, oli nüüd seda vaja. Vaadadki seda elu natuke nagu siukse nagu läbikukkuja poole pealt ja siis saad aru, et vau, aga tegelikult kui sa nagu alistud sellele tundmusele, mis sul emotsionaalselt praegu üles tõmbas, siis tegelikult sa saadki asjast nagu hoopis parema lahenduse ja see tegelikult käib väga kiiresti. Ma ütleks, et 30 sekundit on alistumise aeg, kui sa seda nagu õigesti teed ja sõna otseses mõttes sa nagu kaotadki selle frustratsiooni või mis iganes jama nagu enda seest ära. Nii et noh, võime siin diskuteerida seda. Ma ütleks isegi nii palju, et alistumine on nagu oma raskete tunnete vastupanust loobumine. Et mida me teeme nagu üldiselt see, et kui me läheme närvi, siis me tegelikult ei taha seda ju välja näidata, et me vihastasime, et meil nagu mingi jama tekkis. Ja me sõna otse mõttes hakkame seda nagu alla suruma. Tegelikult alistumise point on hoopis see, et sul tuligi mingisugune mida värki on ju. Et kui sa niimoodi teed, siis sa elad ennast välja. Aga kui sa nagu sõna otseses mõttes said mingi imeliku teema osaliseks, et sinus tekitati nagu selline alaväärsustunne või mingisugune vastikus mingi teema vastu või kellegi mingi inimese või inimeste vastu, siis sa oledki tegelikult nagu ja sa püüad seda mitte välja näidata, siis sa tegelikult hakkad seda enda sees alla suruma. Et siinkohal on tegelikult just see, et sa ei lase endasse seda sisse, vaid sa nagu alistud, lased sellel tundel esil olla. Võtad selle hetke omaks. Just, oleviku hetke omaks võtmine.
ehk siis te olete siin ja praegu selles sekundis, astuge kasvõi omale varba peale teise jalaga või hammustage keelde või mis iganes, aga et siis see valu on see moment, mis teid tegelikult oleviku hetke nagu toob. aga alistumine iseenesest on nagu selline nii-öelda raske seisundi hoidmine ja tema noh, kui te hoiate seda 30 sekundit end teadvuses, tunnete, et siin on nagu äng, siis ta ise nagu kulub ära, see energia kulub ära, te nagu saate sellest lahti, te alistute sellele. jaa mul tuli selline äge lugu kohe meelde, et siis kui võtame niimoodi, et kui sa kõnnid kuskil maanteel või tee peal, kõnnid tihedas udus. Mõtlegi seda, et see on nagu, see on siis sinu elu. See, mis selja taha jääb, see kõik on minevik. Ja see, kus sa praegu oled, see kõik on olevik, mida sa veel ei näe läbi selle tiheda udu, see on siis tulevik. Aga sul on selline hästi tugeva valgusega taskulamp ja sa näitad sellega siis selle otseses mõttes sellest udust läbi, et sa lähed nagu sinna tuleviku poole, sa ei ole minevikust kinni, sa oled olevikus, sa lähed sinna tuleviku poole, aga sa teed seda kõike sellises seisundis, et sa võtad seda, mis on nagu nüüd ja praegu, üsnaga aktsepteerid seda ja võtad seda kõik omaks. Aga samas sa näitad läbi selle udu ikkagi nagu endale sellise läbi selle teadvustatud oleku või seisundi näitad ise endale teed. Ehk siis tegelikult nagu me ei keskendu mitte elamisele minevikus ega tulevikus, vaid me nagu olemegi siin ja praegu. Olevikus. Just, ehk siis ütleme siis nii, et tehke sellist harjutust näiteks, et võtate sõrmed, vajutate kokku ja surute hästi tugevalt. Mida kauem te seda hoiate, seda rohkem te tajute, kuidas teie sõrmed hakkavad väsinema ja kuidas te nagu tulete praegusesse hetke. Te ei mõtle sellel hetkel selle peale, mis toimus 10 minutit tagasi või 10 aastat tagasi. Te olete siin ja praegu ja te ei ole ka tulevikus. Ehk siis ükskõik milliseid sõrmi te kokku seal pigistate, hoidke neid tükk aega ja see mõjutab hästi palju. Praegu hakkasin mõtlema, et kõik need on ju muudrad. Ehk siis muudrad on joogade mingisugused teemad, et kõik on millegiga nagu seotud, et kui sa neid nagu teed, siis sõna otseses mõttes sa nagu käivitad oma nii-öelda kehas ka energia. Nii et sõna otseses mõttes, kui oled praeguses hetkes ja pigistad neid sõrmigi kas või siis see kõik nagu mõjub. Jah, võtad omaks seda oleviku hetke. Jah, just, et muideks ma lugesin kunagi raamatu nimi oli Elamise kunst ja elamise, kuidas see oli? See oli üks Maharishi raamat, et elamise teadus ja olemise kunst. Ja seal ta räägib tegelikult nagu sellest, et see Maharishi on ise Indiast pärit ju. Elab ta nagu minu meelest Ameerikas suurem osa oma elust vist. Aga ta on kirjutanud väga palju raamatuid ja mul on isegi õnnestunud neid eesti keeles 2 tükki saada. Üks on siis seesama elamise teadus ja olemise kunst ja teine on Bhagavad Gita. Et need on siuksed raamatud, mida loed ja vähemalt mul oli nii, et kui ma alustasin, siis iga lehekülje tagant pidin 10 minutit magama, sest aju ei võtnud vastu alguses. Aga ütleme, selle raamatu põhiolemus ongi see, et Indias loetaksegi olemine seda kõige olulisemaks hetkeks. Ehk siis, mis ongi see, et kui me teadvustame ennast praegu, siin ja praegu, siis tegelikult me oleme rahulikud, õnnelikud, meie sees on kõik asjad nagu paigas. Aga kui te tunnete, et teil on ikkagi nagu kuskil mingi asi nagu paigast ära ja tunnete, et teil on äng näiteks, äng on väga paljudel inimestel muideks. Ja see äng, ta on nagu siin rinna sees on selline nagu omaette nagu vastikustunne. Et selle ängiga toimubki siis nagu see asi,
et kui te tunnetate ängi, te lasete sellel ängil olla, te ei suru teda maha. Ta on nagu keegi teie sees. Ta on nagu mingisugune tegelane, mingisugune kuju. Ja kui te saate nagu selle tunde, et te tunnetate seda ängi, siis te oletegi alistumise hetkes. Ehk siis te olete siin ja praegu, te võtate endale aega, te lasete ennast lõdvaks, teete ohkate või hingate sisse, just kas või 3 korda. 3 korda on isegi väga hea. Et see toob jälle sinu mõtte nagu sellele, ütleme, et hingamise poolele, sa mõtle enam nii palju sellele, et mis situatsioonis sa oled, ei minevikule, ei tulevikule, vaid sa oled siin ja praegu, sa keskendud võib-olla siis isegi läbi selle oma hingamisele rohkem ja tood ennast kohale. Ja, sest hingamine on ju vaata ka nagu see, et see toob su mõistusest välja, ehk siis kui sa hingad, siis sa nagu ei mõtle. Ja selles raamatus oli üles öeldud hingamise või selle mõtlemise kohta. See kohalolek. Mingi asi oli. Mõtlemise. Et mõtlemine ongi tegelikult see, mis meid sellesse raskesse seisundisse nagu paneb. Jah, ütleme, et see oli see, et meie mõistuse pool ongi tegelikult nagu vastupanu. Et läbi oma mõistuse ja ikkagi läbi sellise mõtteprotsessi me nagu loomegi selle vastupanu. Ja ehk siis ongi see, et siis me tegutseme vastupidiselt nii-öelda enda heaolule. Ehk siis, mis tähendabki jälle omakorda seda, et kui me võtamegi nagu asja väga lihtsalt kokku, siis alistumise eesmärk on välja tulla mõtlemise tasemest, aga lülituda ümber sõna otseses mõttes enese tunnetamisele. Ja hingamine on üks tehnika, mis aitab tegelikult keha tunnetusse minna ja mõtlemist välja tulla. Neid variante on tegelikult väga, väga mitmeid, kuidas saab seda teha. Aga üldjuhul on see, et kui me räägime naistest ja meestest veel siia juurde, siis naised on ikkagi nagu rohkem siuksed ikkagi tunnetusliku maailma esindajad ja mehed on ratsionaalse maailma esindajad. See tähendabki tegelikult seda, et mehed elavadki nagu tegelikult siin kogu aeg. Meestel on vaja kõik asjad ju nagu puust ja punaseks ära seletada. Ehk siis mehed tahavad ise seda rohkem teha. Läbi mõelda, läbi teha. Ja just, et see ratsionaalne maailm on meeste maailm, aga naiste maailm on tunnetuslikud. Et kui naisi nagu vaadata, siis muidugi on sellised, kes on nagu kõvad mõtlejad, aga enamal juhul on ikkagi naised ka nagu tunnetajad ja mina nagu vaatlen inimesi väga palju. Ja ma võin öelda, et täiesti lampi tänaval vaatad inimesel peale, et saad aru, mis nagu selles nagu toimub. Ja teine asi ongi see, et ma näengi seda, et nad ongi tunnetajad. Nad mitte teadlikult, nad ongi nagu oma sellises olemises, kes on kurb, kes on õnnelik, kellel on lihtsalt äng, kellel on nagu mingisugune muu mure. Ehk siis naised elavadki seda maailma nagu enda sees nagu läbi. Ja see mõnes mõttes tegelikult aitabki neil olla nagu selles alistumise seisundis, mis tähendab seda, et nad kaotavadki enda seest selle raskuse läbi olemise ära. Jah. Ma tahaks veel seda siia juurde rääkida, et kui see selline ükskõik kurbuse moment või ängi moment tekib, mis tegelikult juhtub, on see, et inimene nagu kapseldub. Tõmbab ennast kinni, ta tõmbab ennast füüsiliselt kinni ja ta tõmbab ennast emotsionaalselt kinni. Pingesse. Ja läheb kõik terve keha läheb pingesse ja siis ongi see, et kogu see protsess siis nagu nii mõneski mõttes nagu peatub või isegi nagu salvestub mingis mõttes. Aga siit siis välja tuleb ongi see, et oled selles momendis, lased selle endast siis nagu läbi, elad selle läbi ja võtadki selle jaoks aega ja siis see saab sinust nagu välja minna. Ja, et mis veel juhtub nagu selle poolega, et mis toimub nagu sinu hinges see moment, see on nagu hästi omaette küsimus veel, et see on see, kas või kui palju sa endale seda teadvustad, seda oleviku hetkes olemist on ja läbi selle siis saadki kas siis olla vastupanus või siis alistumises.
no jah, üldiselt ongi see, et kui me hakkame nagu mõtestama enda jaoks mingisuguseid hirmsaid probleeme lahti, siis me ju lähemegi nagu sellisesse ebaloomulikku vormi ja see ebaloomulik olemine tekitabki meie jaoks nagu sellise keerulise seisundi, mis siis hakkab tegelikult teataval määral tervise peale. jah, sest et see blokeerib kõik energia ära, mis sul ennem oli vabalt liikumisest, nüüd sa tõmbasid kokku ennast, läksid pingesse. Ja see on täpselt nagu kummi venitamine, venitad on ju, noh, kaua sa venitad. Mingi moment läheb kas siis katki või siis tuleb sul tulla sellisesse nii-öelda alistumise seisundisse tagasi, aga noh, sõltub sellest, et kui palju sa nagu suudad siis selles hetkes olla. jah, et iseenesest psühholoogiast tänapäeval ju räägitakse päris palju sellest, et kui inimene on oma olemuselt justkui nagu tulevikus elaja, ehk siis ta nagu püüabki nagu mõelda ette, mida ta teeb, kuhu ta tahab jõuda ja ta nagu justkui tegutsebki tulevikus, siis tegelikult tähendab see seda, et ta oma olemuses nii-öelda kasvatab endale depressiooni. Ehk siis tuleviku elamine on nagu depressiivne tegevus. Aga et kui me tuleme sealt nagu tagasi, siis et jälle nagu noh, ma ei tea, hammustage keele otsa või mis iganes tehke, just, et vanast oli filmides ju see. Nad oledki, sa tood ennast nagu sellesse momenti, et sa oled siin ja praegu. Ja, ehk siis põhimõtteliselt tegelikult käib see nagu läbi valu isegi. Läbi valu kindlasti, sest et vaata, kui sa seda kõike ju omaks võtad, on ju see tuua, mulle ei meeldi see sõna, see alistumine, sa oled sellises alistumise hetkes momendis on ju, siis aga see ongi valus. Ja ongi, aga see küpsetab kiiremini, kõige kiiremini selle valuga välja. Et teine variant on see, et minge võtke haamer ja pange pöidla peale üks hea liter, et see tuleb ka kohalolekusse, valu läheb teise kohta. Aga see on nali. Pärast on muidugi 2 valu. Ja, et see on nagu pärast hullem. Nii et alistumine tegelikult tähendabki lõppkokkuvõttes seda, et te sõna otseses mõttes enda sisemaailma tühjendate. Ehk siis te lasete selle vastupanu välja mingite asjade suhtes, ehk siis, et ei hoia ennast jäigalt mingites teemades kinni. Aga teistpidi te nagu vabanete mingisugusest raskest energiast. Ehk siis kui nüüd lihtsalt kiiresti ära rääkida see, et lasete ennast kõigepealt lõdvaks, hingate sügavalt sisse ja välja. 3 korda. Näiteks 3 korda. Nii, siis tunnetate seda, kui halb teil on mingi asja pärast. Siis te kutsute selle tundena nagu esile, see tuleb siia. See hakkab siit niimoodi välja aurama. Ja see võib olla väga ebameeldiv, arvestage sellega. Aga te tekitate enda jaoks nii-öelda sellise väljundi. Et te tunnete, te lasete sellel asjal nagu olla ja ta lihtsalt on teie sees ja ta lihtsalt hakkab nagu haihtuma ära. Ehk siis oma mingisuguse energia ta kaotab ja te võite tunda 30 sekundi pärast, et see asi ongi põhimõtteliselt juba nagu läinud. Nii et kui ma teile praegu ütlen, siis teil tuleb veel 5 sekundit oodata sellest hetkest, kui ma seda alistumise hingamise juttu hakkasin rääkima. Ehk siis praeguseks, nüüd siis see aeg täis, oleks see asi juba läbi. Nii et see on nagu ülihea tehnika ja seda võib nagu vabalt kasutada. Ma arvan, et mingil hetkel võiks teha lausa sellise mingisuguse töötoa, kuhu kõik saavad liituda ja teeksime lihtsalt nagu seda asja nagu läbi. Väga erinevate tundmuste nagu kohaselt, nii et siuke mõte. Ja seda saab teha kõikjal, ei peagi nüüd ootama momente, kui mul nüüd tööpäev läbi saab, et võt siis ma saan seda teha, et see võib täiesti vabalt juhtuda küll tööpäeva kestel ja sest et ikkagi on ju teatud pingetega mingid projektid vajavad lõpetamist, tähtajad kukuvad ja see kõik omakorda tekitab erinevaid pingeid, aga nendest on vaja siis vabaneda, lahti saada. Oled siin ja praegu ja just, ehk siis istud oma kontorilaua taga, lased hingad 3 korda sisse välja ja siis nii-öelda paned korraks silmad kinni ja lihtsalt oled ja selle olemisega kaasneb see, et see frustratsioon, mis iganes jama sul seal sees on praegu, see lihtsalt haihtub su seest ära ja sa saad uuesti oma mõtte käima, nii et
aga mul ei ole aega, et 30 sekundiks silmi kinni panna. No, boss tuleb ja vaatab, et ma magan. No ja siis tuleb arvestada sellega, siis tuleb vetsu minna. Uks kinni tõmmata ja siis magada 1,5 tundi. See oli nali. Aga vastavalt võimalustele. Ja, et selles mõttes nagu asjad toimivad ja kõigepealt tuleb see selgeks saada, nii et. Sellega tuleb tegeleda. Just. No nii. See oli meeste jutt. See oli hea meeste jutt, siuke alistumise teema, et alistumine ei ole allaandmine, vaid alistumine on oleviku hetke omaks. Sellel ei ole negatiivset alatooni siis. Just, siuke meeste jutt siis seekord.